Nii, tundub, et kell on saanudki 30. Meil on siin 1 minutiga juba vapralt üle 300 osaleja. Võimalik, et on tulemas ka veel rohkem. Et ootame kõik teised ka ära, et meil tegelikult oli siin tänasele webinarile üle 900 registreerinu, mis on uskumatult palju. Nii, ma panen ka Facebooki laivi tööle. Seni võite kommentaarides märku anda, et kes kõik kohal on. Nii, super, nüüd on ka Facebooki live tööle saanud ja ühesõnaga mina olen siis Annike, olen Merit Tarkvara turundusjuht ja tänasel veebiseminaril, kuidas alustada Merit palgaga palgaarvestust, olen mina host. Et plaan on selline, et ma teen lühikese sissejuhatuse ning seejärel annan ma sõna juba tänase veebiseminari kõige tähtsamale inimesele Annike Traksile, kes on siis Merit palga vanemkonsultant. Ta on siis käepikendus Merit palga arenduse ning klienditoe vahel ning lisaks on ta ka Meritis tegelikult finantsjuht. Nii et kui keegi teab Merit palgast kõike, siis see on kindlasti just Annike. Nii et meil on plaan täna saada tunni ajaga hakkama. Et eks me saame aru, et siin on jõuluperiood, kõigil kiire, kõik tahavad aasta lõpuks kõik asjad kokku saada. Et proovime olla produktiivsed, et plaan ongi siis selline, et Annika näitab teile programmi, tal on ka valmistatud ette väike slideshow ning seejärel on küsimuste ja vastuste voor. Nagu ma näen, et siis chat toimib väga hästi, et sinna ma palun ka kõigil panna veebiseminari jooksul kõik küsimused, mis tekivad. Ning pärast Annika esitlust me võtamegi kõik küsimused ette. Loodame, et küsimusi tuleb ja loodame, et jõuame ka kõigile küsimustele vastata. Aga ma sooviksin väga ka teie kõigiga täna tuttavaks saada ja seetõttu on mul valmistatud ette selline poll. Et esimene küsimus on, et kuidas teed hetkel palgaarvestust? Esimene vastus on siis Merit palga pilveversiooniga, teine on Exceliga, kolmas mõne muu programmiga, neljas Merit palga arvutiversiooniga. Teine küsimus, milliseid automaatseid lahendusi oled kasutanud palgaarvestuses, otseühendused pankadega, automaatne DST saatmine, palgakande saatmine raamatupidamisprogrammi, liidestus palgaprogrammi ja mõne teise tarkvara vahel, ei ole kasutanud automaatikat. Et seal saab panna isegi tegelikult mitu varianti, et kui te olete mitut automaatikat kasutanud, pange siis kõik need ka kirja. Et tahaks teada, et te kõigiga tuttavaks saada. Nii, kolmas küsimus, ma olen raamatupidaja, firmajuht, palgaarvestaja, finantsjuht, keegi muu. Ja need keegi muud salapärased võivad ka kommentaarides teada anda, kes nad siis on. Nii, ja neljas viimane küsimus. Ma osalen tänasel veebiseminaril, sest plaanin alustada esmakordselt palgaarvestusega, plaanin olemasoleva tarkvara Merit palga vastu vahetada, plaanin üle tulla arvutiversioonist pilveversiooni, tundus huvitav. Nii, et ma laseksin teil siin mõned hetked vastata kõigile küsimustele. Nagu näha, siis siin tuleb ka tegelikult iga hetkega aina rohkem osalejaid. Meid on juba 457. Et võib öelda, et
põhimõtteliselt pooled on kohale jõudnud, et see ongi selline hea tava. Nii, ja ma näen, et küsitlusele on 461 osalejast 289 vastanud, aga pidevalt siin kogu aeg vastatakse. Ma laseksin mõned hetked veel küsitlusel üleval olla, et siis saame teist ka parema ülevaate. Huvitav oleks tegelikult ka seda teada, et kus te leidsite webinari kohta info, et siis edaspidi ka teame, et mis kanaleid pidi me peame teile infot jagama. Nii, Merit Aktivast, Facebookist, maililt. Tundub, et Facebook ja meil ja Merit Aktiva on ühed populaarsed. Sõbranna käest, väga vinge. Nii, nüüd ma näen, et 362 inimest on vahepeal 363, 475 on vastanud, et laseme mingi 2 minutit veel küsitlusel olla, vaatame siis küsitluse tulemused ja siis anname juba sõna Annikale. Nii, aga ma vaatan siit chatist, et nagu näha, siis enamus on mailist, Facebookist, Merit Aktivast, sõbra käest saanud info. Okay. Nii, aga ma arvan, et vaatame nüüd need polli tulemused üle. Nii, nagu näha, siis tegelikult isegi peab rohkem kui pooled juba kasutavad Merit Palga pilveversiooni, aga ilmselt soovivad siis saada rohkem infot. 31% teeb Exceliga, 19% mõne muu programmiga ning 10% Merit Palga arvutiversiooniga. Nii, teine küsimus, millised automaatikad on kasutusel? Kõige populaarsem on siis palgakande saatmine otse raamatupidamisprogrammi, siis ka automaatne teeste saatmine ja pisut vähem populaarsem on otseühendused pankadega, aga kõige populaarsem, et ei ole kasutanud automaatikat, et ilmselt paljud teist ongi siis siia tulnud selleks, et automaatikast rohkem kuulda. Nii. Siis 72% on siis täna siin raamatupidajad, 23% firmajuhid, 12% palgaarvestajad, 5% finantsjuhid ja 15% keegi muu. Ja täna kõige populaarsem, miks osaletakse, on see, et tundus huvitav ja paljud ka plaanivad esmakordselt alustada palgaarvestusega. Super! Aga ma omalt poolt annakski järje nüüd üle Annikale. Nii. Ja palun, Annika. Aitäh. Nagu Annike mind juba tutvustas, mina olen Annika. Ja tavaelus ma olen Annika, aga Meritis ma millegipärast olen Annika, sellepärast, et meil on Annike ja Annika ja siis me peame alati rõhutama seda lõppu, ehk siis täna ma olen Annika. Aga ma jagan teile oma ekraani. Nii, loodan, et kõik näevad ilusti minu ekraani. Ja räägin siis natuke üldiselt ka Merit Palgast
enne kui ma teile programmi lähemalt näitan. Et miks valida üldse Merit Palk, et tõesti meil on 30 aastat kogemust. Meil oli just sünnipäev, saime 30-aastaseks, et ettevõtte loodi aastal 91 juba. Ja tegelikult iga 5. eestlane saab palka Merit palgaga. Seega vaadake üle oma palgateatis pärast, et kui olete programmis selle üle vaatanud, et kas ka teie saate Merit palgaga palka. Meil on pilvepõhine programm ja 100% pilvepõhine, ehk siis mitte midagi ei ole vaja alla laadida. Et tõesti me käisime Meritiga ka, tegime nädal aega tööd Türgis. See oli täiesti võimalik, said kõik palgad arvestatud, sai raamatupidamine tehtud, et ei olnud vaja midagi kuskile alla laadida. Ja loomulikult, mille eest meid kiidetakse, et meil on Eesti parim klienditugi ja tõesti te saate kiired vastused, te saate kohe vastuse, et kõnedele vastame tegelikult juba 20 sekundi jooksul ja kirjadele ka kindlasti tööpäeva jooksul. Siis programmis on erinevad automaatikad, ehk et pankadega on otseühendused, maksuametiga ja on siis ka liidestused teiste tarkvaradega, et näiteks mingi tööaja programmidega. Kindlasti meie programme iseloomustab see, et need on hästi lihtsad, intuitiivsed, et sa juba hoomad, kus sa midagi pead tegema, aga täna ma kindlasti näitan üle ka kõik põhisammud. Siis 100% paberivabadus, et põhimõtteliselt programmis on igal pool võimalik juurde lisada manuseid, et näiteks töölepingu võite digitaalselt allkirjastatuna lisada juba programmi, kõik töölepingu muudatused samamoodi järjest ja mis iganes dokumente on vaja. Ja loomulikult alustamine on väga lihtne, et seda ma ka siis täna näitan. Nii, et mis on litsentsi sees või hinna sees, on siis loomulikult kõik uuendused, et ise ei pea üldse muretsema selle pärast, et kas versioon on kõige uuem, kas maksumäärad on uuenenud, et meie siis teeme teie eest ja teeme kõik lihtsaks. Klienditugi loomulikult hinna sees tasuta, et kindlasti kasutage seda võimalust ja kui te ka ei ole veel meie kliente, soovite küsida täpsemalt midagi programmide kohta, siis ka klienditugi vastab väga hea meelega. Ja hoiame teie andmeid ka siis pilveserveris. Nii, mis on siis meie funktsioonid, et ma hakkasin kõik detailselt ette lugema, aga ma toon välja võib-olla mõned asjad, mida meie käest hästi palju küsitakse. Et ongi see, et kui nüüd näiteks muutub, ma ei tea, toome näite sotsiaalmaksumäär peaks muutuma, siis meie kasutajad ei pea selle pärast muretsema, et kõik maksumäärade muudatused meie teeme siis automaatselt, et näiteks, kes pole kuulnud, siis uuest aastast saavad teatud tingimustel ka mitteresidendid maksuvaba tulu kasutada ja ka selle me teeme ilusti ära, et teie ei pea selle pärast muretsema. Siis töötamise registrist maksuametist saate tõmmata kõik isikuandmed, lepingud ja samamoodi DSD-d saate otse saata, et see on kõik juba standardpaketi funktsionaalsuse sees. Siis mis ma siin enne veel ei maininud, mis kindlasti küsitakse palju netost brutoks arvestust, et kuigi me teame, et me peaksime tegema palga kokkulepet brutosummades, eks ju, millest me maksud maha võtame, siis kui siin on ka raamatupidamisbüroosid, siis kindlasti nad on kokku puutunud sellega, et ikka tehakse nii, et raamatupidaja näeb seda, mis on juba tehtud ja siis on vaja tagurpidi tagasi minna. Ehk siis see on ka Merit palgas funktsionaalsuse hulgas. Siis mis veel? Kindlasti see vähenenud töövõimega isikute arvestus on ka hästi mugav, et kui te lisate programmi lihtsalt selle perioodi, millal isik on vähenenud töövõimega, ehk et täpselt selle tema tõendi pealt, siis kõik sotsiaalmaksu arvestus,
lisapuhkuse arvestus, see 7 päeva, eks ju, kõik on automaatne, et jällegi me ei pea selle pärast muretsema. Maksekorraldusi saate programmis juba valmis koostada, panka saata, et ei pea neid pangas sisestama või määratud makseid kasutama. Ja firmasid võite siis lisada nii palju, kui soovite. Et kui teil on kuni 2 töötajat, siis see on täiesti tasuta, et kõik funktsionaalsus on tasuta hinna sees. Ja firmasid võite ka lisada kuni 2 töötajaga piiramatult, et kui nüüd on töötajate arv üle 2, et siis tuleb tellida litsents. Et siis meil ongi täpselt töötajate arvu järgi, et kuni 5 töötajat, kuni 10, kuni 30 ja sealt edasi. Et vastavalt töötajate arvule siis valige litsents. Ja nii palju ma võin ka öelda, et enne kui te litsentsi üldse soetate, et seda ei ole nagu kohe vaja, kui te programmi sisse logite, isegi kui teil on rohkem töötajaid. Et kui teil on näiteks 30 töötajat, siis samamoodi te võite juba konto ära luua, töötamise registrist isiku andmed tõmmata, lepingu andmed tõmmata. Te võite kõik juba ära seadistada, et lihtsalt ei saa enne teha nagu töötajatele väljamakseid ja maksuarvestust, kui litsentsi ei ole, aga kõik seadistused saate eelnevalt ära teha, tutvuda, uurida ja nii edasi. Ja kui teile tundub, et slaididel on hästi palju materjali, siis jah, me saadame need pärast seminari. Pro paketis meil on nagu 2 paketti, on standard ja Pro paketis võib-olla tooks välja mõned lisavõimalused, et kui standard paketis te saate jagada töötaja töötasu erinevate osakondade vahel, siis Pro paketis on juures veel kulukohad ja projektid ja neid kõiki osakondi, kulukohti, projekte saab siis importida programmi, et ei pea neid käsitsi lisama. Lisaks just alustamisel tulevad kasuks töötajate kontaktandmete import, põhipalga kokkulepete import, ka töökatkestuste import ja mõned funktsionaalsused siis veel. Ja nagu ma enne ütlesin, ehk siis kuni 2 töötajat on täiesti tasuta, aga kui teil on rohkem töötajaid, ikkagi saate juba alustada, proovida, vaadata, et lihtsalt seda nii-öelda väljamakset ei saa siis enne teha, kui litsents on olemas. Ja alati võib paketti tõesti muuta, et midagi ei lähe kuskile kaotsi, et lihtsalt kas siis suurendate töötajate arvu, vähendate, et vastavalt teie vajadusele. Ja igaks jooksin siis ka klienditoe kontaktid, ehk siis telefoninumber, chat kindlasti programmi aknas, kodulehe all paremal servas ja email klienditugi@merit.ee, et julgesti võtke ühendust, kirjutage, helistage, vastame väga hea meelega. Nii. Aga lähme siis edasi siit. Ma korra näitan veel, et enne kui ma hakkan programmi näitama, et teil kindlasti tekib jälle küsimus, et kui slaidid me saadame, et siis programmi kohta tahaks nagu ka mingit materjali pärast vaadata, siis kindlasti külastage meie kodulehte ja kodulehel on siin üleval selline tugimenüü, kus te siis leiate kõik eraldi programmide juhendid, kõik koolitused, et meil tuleb ka täpsemaid Merit Palga, Merit Activa koolitusi. Ja Merit Palga pilveversiooni juhendite all te leiate ka tegelikult tänase seminari sellise materjali põhimõtteliselt, ehk et on alustamise videojuhend, mis võtab tegelikult jällegi kokku kogu selle alustamise protsessi. Siin on eraldi töö alustamise juhend ja kogu siis eraldi selline importimine, mida on võimalik importida, mis järjekorras ja kuidas seda teha. Siis selle jaoks oleme ka teinud sellise eraldi koondjuhendi. Ja koondjuhendis on ka link siis sellisele zipitud failide paketile, ehk siis kõik importimiseks kasutatavad põhjad leiate ka sellest juhendist, et ei ole vaja siis millegi pärast muretseda, et kodulehed leiate kõik täna käsitletavad teemad.
aga näitame siis programmi. Ja kui konto on loodud, siis esimese asjana teil tulebki ette uue ettevõtte andmed. Ja siia siis hakkate trükkima oma ettevõtte nime, kohe ma seda näitan ka, aga ma ennem nägin pollis, et osad, kes siin osalevad, on meie arvutiversiooni kasutajad. Ja teile mul on nagu ka hästi hea uudis, et hästi lihtsalt saate pilveversiooni üle tulla. Ehk et arvutiversioonis on selline koht, kus te saate koostada faili pilvepalka üle tulemiseks, ekspordifail pilvepalka. Kui see fail on teil sealt koostatud, salvestatud enda arvutisse, siis ettevõtte andmete lisamise aknas on siin ettevõtte import. Et teie ei pea siia midagi lisama, lihtsalt klikite ettevõtte import ja tõmbate selle faili sisse ja jätkategi tööd täpselt seal, kus te arvutiversioonis pooleli jäite. Ehk et see ületulek on teile ülilihtne, kes on meie arvutiversiooni kasutajad. Aga kes on siis uued kasutajad või tulevad kuskilt teistest tarkvaradest üle, siis lisagegi siia oma ettevõtte nimi ja valige see. Ja täidetakse ära kõik ettevõtte andmed ja siit saame siis hästi mugavalt edasi minna. Ja põhimõtteliselt võiks kohe juba palgaarvestusega alustada, aga üks väike seadistus on vaja teha. Ehk siis on vaja määrata, millal on teie ettevõtte palgapäev. Et selle palgapäeva järgi käib programmis päris palju sellist automaatset arvestust, teie elu mugavaks tegemist. Valime näiteks täna, nii nagu meil Meritis on, meil on palgapäev järgmisel kuul ja 4. kuupäeval. Et valigegi alati see kuupäev, mis on teie ettevõttes kokku lepitud. Ja olemegi programmis sees. Et ma näitan teile natukene sellist menüüde ülesehituste loogikat ka, et orienteeruksite, kuigi nagu ma enne mainisin ka, et kõik on üsna intuitiivne tegelikult. Et te satute kohe siis töölauale, kus veel kord on kõik sammud, mida te vajate alustamiseks, et kui läheb meelest ära. Ja mis mulle endale siin meeldib, on see kalender. Et siin siis kalender tuletab mulle meelde, et 10. detsember oli DST esitamise tähtaeg, erinevad statistika, aruande esitamise tähtaeg, riigipühad. Ja kui mul oleks juba töötajaid lisatud, siis tuleks siia ka sünnipäevad, et see on nagu eriti tore, et siis ei lähe meelest ära. Siia me paneme teated programmi kohta, et kui on mingi tähtis teade, on siis, tuleb ka ekraanile, kui näiteks eile oli pensionikeskuses korraks väike katkestus, et siis see tuleb ekraanile, aga tavapärased teated siis siin paremal, et jälgige neid ka, et kui tuleb mingi uus juhend näiteks paneme siia või kui meil oli siin vahepeal see töötukassa poolt tehtud meile eriolukord, et kus me saime siis seda töötukassalt toetust, palgatoetust, et siis ka see juhendi panime siia kõrvale, et jälgige kindlasti teateid ka, et saate sealt väga palju olulist infot. Siis töölaual on ka erinevad plokid, et näiteks ettevõtete koondvaade jällegi hästi hea, eriti raamatupidamisbüroodele, et saate kontrollida, et millal olete viimati DST igas firmas koostanud. Nagu näha, siis mina olen eriti laisk olnud, et mul on siin ainult ühes firmas, olen 2. novembril DST koostanud. Aga ärge arvake, et mõni laisk olen, need on lihtsalt testimise firmad siin. Ja siis välja maksmata tasud, et siin siis saate vaadata, et kas mõnes ettevõttes on jäänud veel midagi välja maksmata äkki. Et saate ka sellise ülevaate. Kasutajate haldamine annab siis ülevaate, et milline kasutajad, et millises ettevõttes on siis lisatud või millises ettevõttes, millised kasutajad on olemas. Nüüd edasi, kui vaadata üldse seda arvestuse poolt, siis siin on 4 menüüd selle jaoks. Ja kõigis menüüdes jaguneb see nagu 2 plokiks, ehk siis on andmete plokk ja aruannete plokk. Ja lähtuge siis sellest loogikast, et andmete plokis me kõike lisame, arvestame, mitte ei seadista, võib-olla siis pigem lisame. Ja aruannete osas me siis kõike vaatame, otsime, uurime, analüüsime. Ehk siis, ja kõigis menüüdes on sama loogika, et on andmete osa, kus me midagi lisame ja aruannete osa, kus me siis vaatame erinevaid aruandeid. Kinnipidamised ja väljamaksed.
ja eraldi menüü on siis ka seadistused, need te leiate siit paremalt hammasratta alt. Ja siin siis saate oma ettevõtte andmeid täiendada, parooli vahetada, palgapäeva määrangu üle vaadata, kellel võib-olla alguses jäi see kuidagi 2 silma vahele või pani võib-olla valesti alguses, kontoplaani täiendada, pangakontosid lisada, andmeid importida ja siin siis ka kõik dimensioonid. Aga läheme samm-sammult ja ma ei taha sellel igaval seadistuste osal ka kaua peatuda, et kõik saavad siis oma seadistusi tegelikult ise rahulikult üle vaadata. Aga mis on siis see esimene samm, et mis me siis ikkagi teeme, kui me tööd alustame? Esimene samm on siis ikkagi see, et töötajad on vaja saada programmi, kus me need saame, kõige lihtsamini saamegi need töötamise registrist. Et kui te lähete Maksu- ja Tolliametisse töötamise registrisse, siis seal ongi tegelikult üks võimalik fail ainult alla laadida, ta on CSV kujul, laadige sealt see enda arvutisse ja selle te saate sisse tõmmata menüüs tasude arvestus ja isikuandmed. Ja siin on kohe nupp TÖR import. Kui ma siia vajutan, siis ma saangi otsida selle sama CSV faili üles, mille ma siis töötamise registrist olen alla laadinud. Ja selleks, et teile nüüd näidata, mis kujul need andmed sealt tulevad, siis ma juba tegin väikese eeltöö, ehk siis töötamise registrist on andmed tulnud. Kui te olete selle impordi ära teinud, siis ma kohe näitan, mis kujul need andmed siia programmi jõuavad. Ehk siis teile on lisandunud isikuandmed esiteks ja kui te isikuandmete kaarti avate, tegelikult tahtsin Mari Maasika siia lisada, aga okei, tuli Annika. Siis te näete, et isikukoodi järgi päritakse siis kogumispensioniplaan, töötuskindlustusmaksete kuupäev ja perekonnanimi, eesnimi. Et hetkel on tühi siis kontaktandmed, tegelikult eelistan ikkagi Mari siia panna. Siis ja teiseks on siin siis ka lepinguandmed. Ehk siis tuleb üle, mis tüüpi leping on, kelle leping on ja millal see leping algas. Ehk siis see leping ei pea olema, et kui te nüüd detsembris alustate, et siis ma pean lepingu alguse panema kuidagi detsembrikuu, et ei pea. Et algus on ikka see, nagu leping algas. Mis siis edasi saab? Et edasi tahaks natuke andmeid täiendada. Ja minu võib-olla mõttes selline loogiline samm on see, et läheme korra tagasi isikuandmetesse ja tahaks neid kontaktandmeid siia saada, et tahaks tema võib-olla aadressi, telefoni. Need ei ole muidugi kohustuslikud, aga kindlasti ma tahaks e-posti aadressi ja pangakonto numbrit, et me saaks saata töötajale palgateatise ja maksekorralduse teha pangas. Siis selleks, et kontaktandmeid importida, me läheme tegelikult seadistuste menüüsse ja siin on andmete import failist. Ja siis otsime selle koha, kus on töötajate kontaktandmete import. Ja otsime õige faili, et nagu ma enne ütlesin ka, siis need põhjad on kõik ilusti seal kodulehe juhendite all olemas. Andmete impordi juhend alustamisel, et kindlasti vaadake seda, tõmmake sealt omale see zip-fail ja kohendage seda faili siis enda jaoks. Ja saame teada imporditud kontaktandmeid 1, et lähme vaatame siis isikuandmete kaartile ja näeme, et ilusti on kontaktandmed imporditud ja ka töötaja pangakonto IBAN on nüüd olemas. Siis järgmine samm ei ole jällegi kohustuslik, aga samas, kellel on palju dimensioone, osakondi, kulukohti, projekte, siis oleks mugav need kõik korraga sisse importida. Seda saame samuti teha seadistuste menüüs, andmete import failist ja dimensioonide import. Et jällegi ma olen kõik ette valmistanud, ma lihtsalt näitan, et kui fail on koostatud, et siis kui kiiresti need andmed sisse tulevad ja kui lihtne see on. Ja impordime, loodame, et õnnestus, imporditi 6 dimensiooni. Ja vaatame üle ka, et me siis piltlikult importisin 2 osakonda,
Tallinn-Tartu, siis kulukohad, 3 kulukohta, ehk siis näiteks, ma ei tea, Rakvere toidupood, Tallinna ehituspood, et kes kuidas neid tahab kasutada ja see ei tähenda seda, et nüüd kindlasti peab olema see kulukoht, et meie paljud kasutajad lihtsalt kasutavad neid dimensioone erineva aruandluse tarbeks, et tegelikult kulukohtade all võib-olla seal on üldse, ma ei tea, sõiduauto või midagi, et mida iganes te saate siis kasutada. Ja projektid, siis näiteks tegin kampaania head hinnad, et võib-olla mõni töötaja osaleb mingi projekti raames siis järgmine samm, üks ikkagi oluline samm on see, et me saame importida kõigile töötajatele nende põhipalkade kokkulepped. Ja selle me saame teha samuti siin andmete import failist ja palga kokkulepete import. Ma korra näitan teile ka, et praegu me ei ole veel neid importinud, et siis läheme vaatame selle töötaja lepingut. Ja lepingu peal on siis olemas see palga kokkuleppe koht. Et siin on praegu siis tema lepingu alguse kuupäevaga üks rida, summa 0. See võibki siia jääda, et seda ignoreerige. Kohe ma näitan, et kui me impordime selle põhipalga kokkuleppe sisse, just jälle õnnestus kõik, siis nüüd me näeme palga kokkuleppes, et meil on tekkinud siia uus rida. Ja see on siis võimalik importida kõikidele töötajatele korraga sisse ja minul oli seal failis siis ka veel osakonna kulukoha ja projekti jaotus, mis on ka ilusti kaasa tulnud, et see töötaja siis põhipalk läheb Rakvere toidupoe kulukoha alla ja vaatame, kas projekt ka ja terve 100% kampaania head hinnad. Ja meie siis Merit palga loogika on selline, et igal töötajal on üks põhipalk. Selle me siis määrame ära lepingus, aga lisatasusid võib olla piiramatult. Ja ma hiljem näitan ka, et kuidas lisatasusid siis saate ka juurde importida. Nii. Nüüd põhimõtteliselt meil on kõik alustamiseks tegelikult tehtud. Et siit me võiksimegi teha väljamakse töötajale, maksekorraldus ja saata palgateatise. Kellel on soov, siis tegelikult on võimalus importida ka eelneva 6 kuu tasud ja eelneva 6 kuu töökatkestused. Kuidas seda teha? Siis nagu ma enne mainisin, et te leiate siit palgapilve versiooni juhenditelt andmete importimine Merit palgas töö alustamisel ja seal viimased 3 punkti täpselt ongi see kirjeldus, kuidas seda teha. Kui te jääte hätta, küsige klienditoelt, et ma täna läheksin siit edasi, sellepärast, et tegelikult see ei ole kohustuslik. Tegelikult on võimalik töö käigus ka neid 6 kuu andmeid lisada ja ei ole vaja neid siis importida, aga samas, kellel on palju töötajaid, siis kindlasti ma soovitan see ette võtta, sest et siis on teil nagu edaspidine töö palju sujuvam. Aga vaatame, kuidas siis need põhitasud ja lisatasud natukene ka kujunevad. Nagu ma ütlesin enne, meil on üks põhitasu ja nii palju lisatasusid, kui ise soovite. Ja kõiki tasuliike saab ise kohendada, muuta, lisada. Te leiate kõik tasuliigid siit tasude arvestuse menüüst. Tasude arvestus ja tasude liigid. Ja siin on siis ka sellised filtrid, et vaatamegi kõigepealt põhitasusid. Et neid me oleme teile ette teinud 5 tükki. Maril siis oli valitud kuupalk ilusti. Lisatasud on siis ka siin eraldi, et jällegi oleme teile ette teinud sellised mõned. Te võite alati ise neid juurde lisada. Kui te ei tea täpselt, kuidas seda seadistada, jällegi võite helistada klienditoele, võite meie juhendeid vaadata ja võite ka kasutada targalt siis meie juba ette tehtud tasuliike. Ehk siis, kui ma tahan nagu midagi sellist teha nagu tükitasu, siis avage see tükitasu kaart ja vaadake, mis meie oleme siin, kuidas oleme seadistanud ja saate nii-öelda siis ette aimduse, et kuidas seda tasuliigi kaarti täita, et see ei ole tegelikult üldse raske. Võite ka nimetusi muuta, kui teile selline nimetus ei sobi, et selles mõttes nagu
Lisatasude abil saate siis lisada töötajatele nii palju tasusid kui vähegi võimalik. Ja kus kohas neid tasusid lisada? Et siis kõik tasud tulevadki kokku tasude arvestus ja tasude arvestusmenüüsse. Et siia siis tuleb ka lepingust see üks põhitasu rida, mille me siis sisse importisime. Ja siia me tegelikult võime ise lisada siis kõik tasud, et näiteks uuel real valin jälle Mari, valin, millist lisatasu ma tahan talle siia lisada. Ja nii edasi. Aga jällegi mitte midagi ei pea käsitsi lisama, et ka neid tasusid saab sisse importida. Jällegi faili põhja leiate sellest samast juhendist, mis ma siis mainisin, igaks juhuks näitan korra veel, et siin on siis andmete importimine meritpalgastöö alustamisele, sealt leiate selle ja tegelikult juhendite all eraldi on meil veel andmete importimise plokk, kus siis on iga importimise kohta veel eraldi välja toodud oma juhend ja ma kindlasti soovitan, et see alguses võib tunduda natukene võõras võib-olla mõne kasutaja jaoks, aga kui ühe korra olete läbi teinud, siis edasi juba on küsimus, et miks ma varem seda ei teinud. Aga ka lisatasude importimise jaoks ma tegin ühe faili valmis ja lisatasud ja muideks ka kinnipidamised, millest ma kohe ka räägin, saate siit samast tasude impordi nupu kaudu sisse importida. Vaatame, mul peaks siin olema üks fail. Ja saame teada ka, et importiti 3 tasu ja 1 kinnipidamine. Ma lisasin sinna faili ka ühe kinnipidamise. Ja näete, et siin töötaja read on täienenud. Ehk et kui teil on veel eriti nagu palju töötajaid või hästi palju lisatasusid, siis kindlasti kasutage seda varianti, et saate omale Excelis teha sellised või saate võib-olla kuskilt ettevõtte juhilt mingi Exceli faili, mille siis saate kohendada programmi imporditavaks. Siin tasude arvestuse lehel saate siis kõike filtreerida, näiteks vaatame ainult põhitasusid või vaatame ainult lisatasusid. Ja see on nagu see keskne koht, kuhu kõik tasud kokku jooksevad. Et kui me näiteks, ma kohe näitan teile, kuidas puhkust arvestada, siis ka puhkuse raha jookseb siia lehele ilusti välja. Et vaatamegi järgmise sammuna töökatkestuste menüüd. Ja nagu ma enne teile ütlesin, siis on ju esimeses andmetuses me kõike lisame, muudame ja aruannetuses me kõike vaatame. Ehk siis puhkuse ja töökatkestused, siin me siis saame töötajatele erinevaid katkestusi lisada. Nüüd puhkuseid on võimalik lisada käsitsi, aga ka neid on võimalik importida siin seadistuste menüüs ja andmete import. Et jällegi juhendist saate täpsema faili näite, juhendi ja vaadata. Aga lisame praegu siis ühe töökatkestusega käsitsi. Dokumendi number ei ole kohustuslik, töötaja valime ja valime näiteks põhipuhkuse. Aga meil on siin siis ka kõik sellised võimalikud katkestuste liigid toodud. Ja kui te midagi ei leia siit, siis alati sobib see muu ka nagu. Ehk siis kindlasti saate kõik katkestused tehtud ja nii. Ja igal katkestusel on ka veel oma tüüp, ehk siis näiteks kui teil on vähenenud töövõimega isik tööl ja ta võtab välja selle oma nii-öelda siis lisapuhkuse, tegelikult on nagu põhipuhkusega, nagu siis kutsutakse lisapuhkuseks, siis saategi valida pikendatud põhipuhkus. Lisame siia siis perioodi, kuna töötaja puhkab. Ja siit on siis näha, et praegu meil ei ole siin 6 kuu andmeid. Kui te tõmbate sisse eelmise 6 kuu tasud ja eelmise 6 kuu töökatkestused, siis on teil see tabel juba täidetud. Aga nagu ma ütlesin, et ei pea seda tegema, et selle võib tegelikult lisada ka jooksvalt, kui te katkestusi lisate, siis paneme lihtsalt siia linnukese ja me saame siia need 6 kuu tasud ilusti kõik töötajatele lisada ja nende põhjal siis kujuneb keskmine tasu. Kui me selle puhkuse salvestame,
siis nagu ma enne mainisin, kõik tasud jooksevad kokku siia tasude arvestuse lehele. Ehk siis ka põhipuhkuse tasu jookseb ilusti siia tasude arvestuse lehele kokku. Nii, vaatame üle ka kinnipidamiste menüü, et põhimõtteliselt ma ühe kinnipidamise importisin siis siit samast tasude arvestuse lehelt. Aga siin ei ole mõeldud siis kõiki töötasude kinnipidamisi, vaid pigem ongi kohtutäitur või võib-olla ka osad tööandjad peavad kinni kohviraha. Minu puhul muideks oleks täitsa asjakohane, sest mõjub väga palju kohvi. Nii, ja järgmisena väljamaksete menüü. Ehk siis Merit palga selline eripära on see, et programmile tuleb öelda, et jah, ma maksan need palgad välja, et siis programm oskab kinni pidada kogumispensioni, töötuskindlustuse ja tulumaksu. Ja siin väljamaksete menüüs, siis vastavalt sellele, kuidas me märkisime oma palgapäeva, ehk siis nagu te võib-olla mäletate, ma alguses märkisin, et järgmisel kuul ja 4. kuupäev ja programm teeb siia valmis sellise väljamaksmata tasude prognooslehe. Ja siin me saame siis kogu aeg vaadata, et palju see prognoositav palgapäeva väljamakse kujuneb. See ei tähenda seda, et ma pean nüüd kõik need palgad maksmagi palgapäeval välja, vaid me võime jooksvalt kuu jooksul kogu aeg lisada neid väljamakseid ja seda me saame siit uus väljamakse nupu kaudu teha. Et kui me teeme kõigepealt siit kiiresti ühe läbi ka, ehk siis ma kõigepealt filtreerin välja kas siis isikud, kellel on pangakontod, isikud, kellel on LHV pank, kõik isikud, kellel pole pangakontot, ma saan siin nagu filtreerida. Ja siis ma valin, mida ma välja maksan, et kas palga väljamakse, avansi väljamakse, teen kinnipidamiste lähe, maksan töökatkestuse välja näiteks. Kui maksate põhipuhkust välja, siis saategi kohe valida töökatkestused, põhipuhkus või näiteks maksa mingit lisatasu välja, et siin jõulude aeg hästi kindlasti aktuaalne, et ma tahan maksta välja jõulupreemiat ja siin loodame, et me Marile preemiat arvestasime, vaatame kohe, kas tuleb midagi, et valime välja, et tahame siis preemiat maksta ja salvestame ja kohe tehaksegi tänase kuupäevaga meile väljamaksuleht, kuhu on toodud siis ainult preemia väljamakse. Võime siit detailide nupu alt ka kontrollida, et tõesti Marile arvestati preemiat 200 € ja maksti ka väljamaksusumma on siis selline. Ja kõik teised tasud jäävad ootama palgapäeva. Kui ma siit selle sulgen, siis see prognoositav summa muutus ka väiksemaks, sest preemia me oleme juba välja maksnud. Ehk siis te kuu aja jooksul kogu aeg maksate välja seda, mida vaja ja lõpuks palgapäeval on tegelikult väga lihtne. Lihtsalt avate selle väljamaksulehe ja ütlete kinnita. Jah, maksame ka ülejäänud palgad välja. Kui kõik palk on välja makstud, siis järgmine mugav samm maksekorraldused. Ehk et te saate panka juba, näiteks täna tahan preemiat välja maksta ja maksan ka siis, pean lisama ettevõtte pangakonto, et see on siis ühekordne tegevus. Kui te pangakontot lisate, siis tegelikult te saate kohe luua ka automaatse otseühenduse pangaga, et LHV ja Swedbanka saate saata otse maksekorraldused, et ei ole vaja luua faili ja panka importida, aga see võimalus on ka olemas. Aga kui teil on otseühendus loodud, siis siia tekib nupp saada maksekorraldused pank. Saadate ära ja need on juba pangas ja pangas siis on vaja lihtsalt kinnitada ja allkirjastada, aga nad on juba eeltäidetud ja mugav. Ja mis siis veel? Palgateatis. Ehk siis, kui meil on maksekorraldust panka saadetud, siis kindlasti palgateatis. Palgateatised leiate siit tasude arvestuse menüüst, et koostame kõik teatised, mis meil on olemas ja selline ta siis näeb välja, et nagu ma alguses ütlesin ka, et iga 5 saab Merit palgaga palka, seega vaadake oma palgateatist, milline välja näeb, kas on Merit palgaga tehtud või mitte, kas saate Merit palka või mitte, et ma võin kindel olla, et 1/5 teist näeb täpselt sellist palgateatist. Ja meili nuppu peale vajutades ütleme jah, siis põhimõtteliselt klienditugijad Merit sai Mari Maasika palgateatise. Nii, edasi siis, mis veel? DST, et DST-ga on nüüd niimoodi, et kui te
tahate DST-d esitada, kui te nüüd alustate, meil on praegu detsember, siis detsembri DST-d ilmselt, mitte detsembri, novembri DST-d olete juba ilmselt 10. detsembril ära esitanud. Järgmine DST on seal jaanuari alguses ja kes siin ikkagi tahab alustada, tahab kindlasti jaanuari DST programmist, mitte jaanuari DST, vabandust, detsembri DST programmist kätte saada. Ehk siis jaanuari alguses me esitame, eks ju, detsembri DST. Detsembri DST te saate kätte alati, kui te olete siis arvestuskuus detsember, et ma enne võib-olla ka ei selgitanud seda, et praegust me arvestasime Marile palka, detsembri palka, see välja makstakse üldjuhul jaanuaris, eks ju. Kui palk makstakse välja jaanuaris, siis see läheb alles jaanuari DST-le, mis te esitate Maksu- ja Tolliametile alles veebruari alguses. Aga teie tahate jaanuari alguses detsembri DST kätte saada. Selleks ma soovitan alustada Merit-palga programmiga siis novembrist. Ehk siis liiguta lihtsalt kuu tagasi, kõik põhipalga kokkulepped lisata alates novembrist ja teete juba detsembri kuupäevaga ka väljamaksud programmi ära. Ja siis te saate siit samast detsembri kuust ka DST jaanuari alguses kätte. No nii, proovime tagasi sisse logida. Ja maksudeklaratsioon DST leiate ka siit väljamaksete menüüst, et kuna mina ei lisanud novembri andmeid siia ja ei teinud detsembri väljamakseid, siis novembri töötasu minul siin konkreetselt ei kajastu, aga küll aga Mari sai 200 € preemiat, kui te õigesti mäletate, sai seda siis täna ja see ilusti siin väljamaksu kuupäeva järgi ka DST-l on. Ja tegelikult siit nupust saada DST, me saame kohe saata DST-ga Maksu- ja Tolliametisse. Ainult mida peab korra tegema ennast autentima ja seda võib teha ka kasutaja, kellel on õigus DST-sid Maksuametisse esitada. Ehk siis kui sa oled raamatupidaja, sul on õigus DST-d Maksu- ja Tolliametisse esitada, siis autenti ennast ära ja pane DST teele. Seadistuste all saate valida, kas tahate, et ta läheks sinna kinnitatud kujul või siis nagu nii-öelda avatud kujul, ehk siis saate veel täiendada, lisada 4, 5, 6, 7 ja nii edasi. Nii, põhimõtteliselt me oleme läbi käinud siin kiired kõik sammud. Mis ma võin veel lihtsalt öelda tuleviku mõttes, et praegu siis arendusel on käsil selline väike personali osa lisamine, ehk siis uuel aastal saab võimalikuks lisada ka lapsi, töökogemust, haridust, varasid, või ütleme siis töötaja kaardile juurde, aga seda siis juba näete siis, kui see väljas on, et see saab väga lahe olema. Aga ma olen nüüd valmis vastama küsimustele, et ma loodan, et Annike on need kõik kokku kogunud ja siis ma saan juba jooksvalt vastata. Me ei kuule sind. Ei kuule. Äkki mina pean sinu lubama rääkida? Ei. Sul näitab mikrofon sees, aga ma ei kuule sind. Ei kuule. Nii, ma proovin hakata siit võib-olla siis chatist minema tagurpidi üles, et kui Annike äkki saab oma hääle tagasi. Nii, siin on hästi palju küsimusi. Ivar küsib, et kui isik töötab 2 töökohas osalise tööajaga, põhikohas on palk vähem kui 500 €, kuidas arvestada sotsmaksu ja miinimum sotsiaalmaksu kohustust, et ikkagi see koht, kus isik on põhitöökohaga,
või ütleme nii, et siis Merit palgast te saate arvestada, kas arvestada miinimum sotsiaalmaksukohustust või mitte seda arvestada. Et isikuandmete kaardil saab siis ilusti märkida, et vaikimisi alati arvestatakse. Ja kui te ei soovi, et miinimumkohustust rakendatakse, siis märgite siia selle perioodi, millal te ei soovi, et sotsiaalmaksu miinimumkohustust rakendatakse. Sama on ka siis maksuvaba tuluga, et siin siis märgite ära, et millest alates ja millist määra ma soovin rakendada. Annika, su hääl vist tuli. Okei, super. Ma võtan siis küsimused üle, sest et tegelikult neid on päris palju ja ma arvan, et on igati mõistlikum, kui ma alustan ise nende küsimist. Nii, ja ma alustan täitsa esimesest küsimusest. Merilin küsib, pole mõned kuud kasutanud programmi, kuna olen lapsehoolduspuhkusel, aga sooviks teada, kas on palgalipikule lisandunud rida, millest töötaja näeb, kui palju on tulumaksuvabastust antud kuus kasutatud. Mul on olnud töötajaid, kes seda on küsinud. Seda ei ole, vähemalt hetkel mitte, kuna see maksuvaba, kui me nüüd vaatame seda palgateatist ka siin konkreetselt, mis me tegime, siis kuna detsembris ja jaanuaris on täiesti erinev maksuvaba tulu arvestus, siis on seda selles mõttes natukene võib-olla keeruline siia lisada, et ühes kuus kehtib ühe kuu kohta ja võib-olla sinna läheb ka novembri palk arvesse. Ja siis ütleme nii, et kui see detsembri palk kõik makstakse välja jaanuaris, siis oleks väga lihtne siia seda lisada. Et hetkel seda ei ole, et oleme selle peale mõelnud. Nii, okei. Hanna Murs küsib, kas palkade maksefaili saab ka välismaa panga jaoks, näiteks kui ettevõttel on konto Soome pangas? Ja kuidas makstakse, kui palgasaaja konto on näiteks Lätis või Leedus? Millegi pärast maksepangas ei ole siiamaani läbi läinud? Siin on põhimõtteliselt isegi kaks küsimust, et esimene küsimus on see, et kui ettevõttepank on välisriigis, et hetkel on Merit palk kohandatud nii, et see sobiks kindlasti Eesti pankadele, seega te peate lihtsalt katsetama, et ma tean, et osad kasutajad on saanud selle importida niimoodi, et nad on kasutanud siin maksekorraldustes koondmakse tüüpi, et see on läinud läbi. Seega lihtsalt katsetage oma pangas, et ma ei oska seda niimoodi lubada. Mis võib olla selle põhjuseks, et välismakse Eesti pangast ei ole läbi läinud, siis kontrollige siin seadistuste menüüs üle muud seadistused, et äkki teil on sees maksekorralduste tegemisel kasutatakse aktivale vajalikku viitenumbrit, et vahel osad pangad ei võta vastu seda, kui on selgitus ja viitenumber koos täidetud, et see seadistus siin on selleks, et kui teil on Merit palk ja Merit Activa mõlemad, siis Merit Activa tunneb maksete all juba ära, et see on palgamakse, et ükskõik, mis te sinna kirjeldusse olete kirjutanud ja seob selle juba õige kontoga ära, et lihtsalt on nagu selline lihtsustav, aga samas, kui teil on ikkagi vaja teha välispanka töötajatele makseid, siis võib selle välja võtta, et vist kõigist pankadesse ei ole probleem, aga juhul, kui on probleem, siis katsetage. Erika küsib, kui mul oli 5 töötajat ja nüüd 2, kas siis peaks teile ise teatama? Jah, lihtsalt kas siis helistage, kirjutage chatis või saatke e-mail, et saame siis nii-öelda teha ümber tasuta litsentsile. Sirle küsib, kas puhkuse tasude arvestust saab tagantjärele teha? Tagantjärele ikka saab, jaa. Et selles mõttes näiteks isegi, kui mul on vaja novembrisse lisada puhkust, siis ma lähengi novembrisse ja lihtsalt lisan selle puhkuse sinna, kus perioodis see täpselt oli. Et see ei ole mingi probleem. Tagantjärgi saab kõiki andmeid lisada. Margit küsib, on töötajad, kes soovivad erinevatel kuudel saada palka eri kontodele. Kas on võimalik lisada töötajatele ka mitu pangakontot ja palgaarvestusel siis valida töötaja soovil olev pangakonto? Otseselt isikuandmete kaartil mitut pangakontot kasutada ei saa. Ma
põhimõtteliselt võiksin teile ühte trikki näidata, kuidas seda saaks teha. Vihje on see, et seda saab kinnipidamiste kaudu teha, et ma väga seda võib-olla ei soovitaks, aga see on võimalik. Ehk siis te lisate lihtsalt nagu selle, ütleme, Mari uue isikuna, aga isikukood on näiteks 1 ja panete siia selle teise pangakonto numbri. Ja siis põhimõtteliselt seda saab nagu lisada siis, ütleme nii, et kinnipidamiste alla saab siis lisada selle kinnipidamise teisele pangakontole. Peaksin tegema see eraldi kinnipidamiste liigi. Ma praegust ei ole seda tehtud ja detailide all me saaksime siis saajaks valida selle teise Mari, aga see siis eeldab seda, et me saame konkreetselt nagu ühe netosumma määrata nagu teise panka, et siis töötajale läheb näiteks 2 panka, aga kui küsimus oli selles, et ma tahan kas ühte või teise, siis seda vähemalt täna ei saa. Anneli küsib, huvitab, kuidas alustada tegutsevate ettevõtete palkade arvestust üleviimisega Excelist, ehk kui on pikk töötasude ajalugu? Siis ma soovitakski tegelikult nüüd alustada sellest, et lisage kui tahaks juba seda detsembri DST-d saada, siis ma soovitan, et alustagegi nii-öelda novembrist, ehk siis kõik põhipalga kokkulepped alates 1. novembrist, kõik tasud novembrist ja siis võiks lisada või importida, siis vastavalt, nagu ma alguses mainisin, see importimise juhend meie kodulehel, ehk et eelnevad 6 kuud, 6 kuu tasud, 6 kuu katkestused, ilmselt need on ju kõik Excelis juba olemas, et hästi mugav on neid failidesse kohendada ja tõmmata sisse. Ja kõik see muu ajalugu tegelikult see võib jääda ka Excelisse, et ma ei näe põhjust nagu veel minna tagasi. Või siis tegelikult alustage lihtsalt novembrist või detsembrist ja jooksvalt, kui inimene läheb puhkama, siis lihtsalt lisage need 6 kuu tasud, et selles mõttes ega see eelnev palgaarvestus võib ka jääda sinna, kus ta on. Samas selle võiks lisada ka siis näiteks need Exceli failid võiks ju lisada, sõltub põhimõtteliselt programmis on ju olemas lepingutele, saab juurde lisada manuseid tasude arvestuse lehele saate juurde lisada manuseid, et võib-olla siis sinna 1. kuusse saab võib-olla lisada ka siis neid manuseid juurde, et lihtsalt sellised mõtted, et täitsa katsetage, proovige, et kõik on võimalik. Janeli küsib, loomeinimestel võib palk kujuneda ka litsentsitasust. Kuidas käib Meritis litsentsitasu sisestamine ja kas näeb kuskil ka tulumaksuvaba summa jääki? Okei. Põhimõtteliselt ma nüüd peast selles mõttes seda litsentsitasu arvestust nii ei tea, aga ma aiman, et igal juhul on vaja teha uus tasuliik. Nagu ma siin näitasin ka, et põhitasud ja lisatasud, ehk et lisage ise uus tasuliik, aga oluline on siis see väljamakse liik, et minu meelest need litsentsitasud olid vist koodiga 50 äkki. Ehk siis need väljamakseliigid on Maksu- ja Tolliameti poolt antud ja vastavalt nendele kujuneb ka maksustamine. Seega tehke ise tasuliigi kaart, lihtsalt selle õige väljamakseliigiga ja kõik läheb jällegi edasi automaatselt. Maksuvabastuse jääk kui selline meil maksuvaba arvestatakse kuupõhiselt, aga mis on Meritpalgas olemas, on koondpalgateatis. Ja koondpalgateatisel on selline asi nagu maksuvaba tulu kasutamise aruanne, kus me saame tegelikult jälgida seda, et kui palju oli maksimaalselt võimalik ja palju veel tegelikult siis aastas on kasutada jäänud. Aga kindlasti Meritpalk ei arvesta nende tuludega, mis te kuskilt mujalt saate ja kui aasta alguses on palk madal, sai rakendada 500, aasta lõpus võib-olla ta kasvab oluliselt suuremaks, et siis võib ka see summa lõhki minna, aga siis programm annab ka hoiatuse. Nii, Andri, Kerle ja Heia, neil on probleem, et seadistustes puudub rida andmete import. Muud seadistused on viimane rida. See andmete import on pro-paketi võimalus tõesti, ehk et
kui nii-öelda upgrade'ida Pro paketi peale, siis tuleb ka see andmete import failist ilusti nähtavale. Airika küsib, kuidas lisada ületunnitasu, et ületundide arv ilmuks Merit palga statistika palga aruandesse? Ta tegelikult tuleb, lihtsalt see Merit palga loogika, mis alguses võib-olla tõesti on võõras, on selline, et ma kohe teeme Marile siis sellise triki, et Mari sai novembris tunnitasu ja me ei kasuta automaatset tööarvestust, ehk siis me lisame iga kuu talle tunnid, palju ta töötas. See Merit palga loogika on selline, et põhitasu reale märgitakse ära need tunnid, palju siis Mari tegelikult töötas. Ehk siis 180 tundi ja ületunnina lisatakse ainult siis lisatasu osa ehk siis 20 tundi töötas üle. Ehk siis kui me maakeeli räägime, et ületundide eest saab 1,5-kordset tasu, siis see Merit palgas tähendab seda, et üks kord kajastub ta siin põhitasu real ja pool korda kajastub siis seal ületunni real. Ja kui te sellist loogikat kasutate, siis statistika aruanne tuleb ka iseenesest välja. Maiet küsib, huvitab maksekorralduse importimine panka, kus pangas üles laadida? See on erinevates pankades, erinevates kohtades. Põhiliselt on ikkagi pangas sõnaga maksete import. SEBs oli veel minu meelest XML maksete import, äkki selline sõna. Et kui ikkagi ei leia, et võite ka panga kliendi toele helistada, aga meie klienditugi ka kindlasti oskab öelda. Ma praegu niimoodi peast kohe kõiki pankesid ei mäleta. Ja, et võib meie kliendi tukke kirjutada, et konkreetse panga küsimuse ja siis me saame vastata, kuidas selles konkreetses pangas käib. Elli küsib, teen raamatupidamist mitmele mikrofirmale. Palgaarvestus on ainult 4 firmal. Ühelt firmalt saan andmed makstud netotasude 2 inimesele kohta kord kuus panga väljavõttelt ja iga kuu on see summa erinev. Tööaja arvestusest ei maksa rääkida. Kuidas arvestada palka programmis sellises olukorras? Et see netost brutoks on tõesti meil programmis olemas. Eelduseks on see, et teil on siin üks tasuliik. Me ei ole seda ette teinud, aga põhimõtteliselt väljamakseliik on ikka see, mis Maksuameti poolt on ette antud. Aga oluline on valida arvestusmeetod, netost arvutatud summa igakuine ja oluline on lisada siis konkreetsele töötajale see sama enda tehtud tasuliik ära, summad siia märkima ei pea. Mul on siin praegust selline juba teised arvestused ees, aga põhimõtteliselt, kui see seadistus on tehtud, siis kuust kuusse see rida hakkab teil ilusti siin jooksma. Aga kuna meil on netost brutoks, siis me justkui peame liikuma tagurpidi tagant ettepoole, ehk siis me peame alustama väljamaksest, et see seadistus tuleb nagu ära teha, aga edasi iga kuu, mis te peate tegema, peategi lisama vastavalt sellele panga väljavõttele lihtsalt töötajale väljamaksu lehe, siit uus väljamakse nupu kaudu. Ma korra näitan ka, et see täpne juhend on siin palgapilve versiooni juhendite all ja on netost arvutatud bruto Merit palgas. Et vaadake täpselt seda juhendit ja tehke selle juhendi järgi, see on tegelikult väga lihtne. Maris Metsis küsib, kui tööandja teeb makseid töötaja eest 3. pensionisambasse, kuidas vormistada seda väljamakset nii, et andmed jookseksid DST-le? Selle 3. samba kohta on hästi palju erinevaid variante. Kõige võib-olla populaarsem meie kasutajate hulgas on selline variant, kus on lepitud kokku, et näiteks 10% brutopalgast läheb 3. sambasse. Et siis selle jaoks on jällegi vajalik teha paar tasuliiki. Jällegi ma mainin ära, et juhend on olemas, ma kohe näitan ka, aga ma näitan võib-olla selle üldpõhimõtte kiirelt ära, et on vaja teha siis selline tasuliigi kaart
koodiga 25, et see siis läheb sinna DST-le. Ja arvestusmeetod võib olla summa ja võib olla siis igakuine. Summat siia märkima ei pea. Võib olla ka protsenditasu tegelikult, et kui teil on kokku lepitud 10% näiteks. Nii. Ja ma teen ikkagi teile praegu summaga, et saame konkreetse summa märkida, et ma olen siin nii palju neid andmeid lisanud, et siin võib segadusse minna programm. Et põhimõtteliselt siis see 100 euri siis peaks minema sealt põhipalgast DST-le eraldi reaga 25. Siin meil on brutopalk on 900 ja oletame, et nüüd tegelikult ma tahaks ikkagi nii, et see 900 on kokku, mis töötaja saab, et 900 läheb 100, et siis tuleb teha veel üks tasuliik ja juurde, seda me saame ka siit otse lisada ja see on siis selline, mis iganes nimede siia panete, aga siis selle sama koodiga, millega te töötajale tasu arvestate. Nii. Ja sellega siis korrigeerite, ehk siis panete -100 siis sealt palgast. Et siin on jälle sellised tehnilised valikud vaja täita, aga põhimõtteliselt nüüd töötaja saab kokku ikkagi selle 900, millest 100 läheb siis kolmandasse sambasse. Et siin veel edasi tegelikult tuleb vaadata, et palju see 100 eurot netos teeb või siis kui ta tahab konkreetselt 100 eurot, siis tuleb see 100 brutoks arvestada. Aga vaadake tõesti täpsemalt siis seda juhendit jällegi meie kodulehelt. Tahaks arvata, et see on siin olemas. Kui ei ole, siis kohe tuleb. Peame selle lisama siia, et tundub tõesti, et ei ole või siis on korduma kippuvate küsimuste all. Igatahes me vaatame selle üle ja kui teil täna on vaja, küsige meie klienditoelt, neil on olemas see juhend. Et siin on nagu erinevad nüansid, et kuna siin nagu on nii palju kokkuleppeid, kuidas omavahel kokku lepitakse, et juba sellest saab kõik alguse ehk siis, jah. Airika küsib, kuidas on võimalik võtta aruannet lisatasude kohta, et näitab ka aruandest tundide arvu, ületunnid, seisakutunnid, riigipüha, öötunnid? Jah, et hetkel nagu sellist aruannet ei ole, kus me nüüd saaks vaadata nii-öelda, et mitu konkreetselt siin ületundi on. Sellepärast, et see loogika on see, et see on nagu protsenditasu meil programmis, et küll, aga kui te teete sellise loogikaga, nagu ma enne seletasin, siis tasude ja tundide aruandest me saame kätte selle, mitu tundi see töötaja tegelikult töötas ja me teame normtunde ja me saame kätte ületunnid. Hanna Murs küsib, töökatkestuse tasuliigist on puudu kontonumber ja töökatkestuse tasuliiki ei saa muuta. Miks? Siis helistage kindlasti kliendi toele, et seal peaks lihtsalt üle vaatama mõned seadistused, et näiteks kas lepingus palgakokkuleppes on konto olemas ja sealt juba edasi. Et kui siin oli konto puudu, lisage see konto võib-olla juba paranebki ära, kui mitte helistage kliendi toele, et lihtsalt mingi seadistus on paigast ära. Oksana küsib, kuidas õigesti arvutada netopalgast brutoks programmis? See sai vist juba vastuse. Margarita küsib, kui meil on 2 korda kuus välja makstav palk, avants ja palk, kuidas programmis seda teha? Siin võib-olla üks nipp, mida ma näitan jällegi, mida me ise Meritis kasutame, on see, et meil Meritis on ka niimoodi, et on 2 korda kuus palgapäev, mitte kohustuslik muidugi, see üks on vabatahtlik, ehk siis meil on palgapäev järgmisel kuul ja 4. aga jooksval kuul 20. on siis võimalus kõigil avants kokku leppida. Ehk siis põhimõtteliselt võiks lisada juba lepingus igakuise avanssi summa, näiteks 200 eurot ja kõigile töötajatele siis nende kokkuleppe. Ja siis tegelikult sellel avansipäeval, oletame siis 20. detsember Meritis ilusti tuleb, näeme detsembrikuusse ka, siis me saan nagu kiiresti teha väljamaksulehe kõikidele töötajatele, kellel oli märgitud avansilepingusse.
ja näete ilusti, Marile tehti tänase kuupäevaga 200 eurot avanssi. Ehk siis kasutage näiteks seda võimalust. Nii, ja järgmine küsimus on, kuidas vormistada ühekordset avanssi? Tegelikult suhteliselt sama loogika, ka siit uus väljamakse nupu kaudu ja ükskõik siis tegelikult, kas te valite avansi väljamaksed, kuigi see avansi väljamaksed originaalis oligi mõeldud selle jaoks, et kui lepingusse on pandud siis see igakuine avanss või valite palga väljamaksed, ehk et tegelikult maksate ju töötajale tema palga, lihtsalt maksate natuke aega ette. Ja siis võite valida ka konkreetse töötaja ja koos netosummadega, et kuna meil ei ole enam siit midagi võtta, et siis võime ka praegu ära selle linnukese võtta, ehk siis alguses ei tooda nagu midagi siia ja siis detailide nupu all ütleme, et tahame 100 eurot avanssi maksta. Nii, Airi küsib, kuidas Merit palgast lähevad andmed Merit Activasse ettevõtte kontodele? Merit palgast Merit Activasse, siis selle jaoks tegelikult, kui te nüüd Merit palgas lähete tasude arvestus ja pearaamatukanne, et see kehtib ka tegelikult siis teiste programmide kohta, et see iga kuu kohta saate siit. Mul on muidugi siin hästi selline kasutatud kõik võimalikke dimensioone, et tegelikult see palgakanne ikka päris nii pikk ei tule, kui on selline lihtsam. Aga siit siis, kes kasutab Merit Activat, valibki Merit Activa, teistele programmidele sobivad failid leiate ka siit. XLS sobib kindlasti enamusele. Siis, aga Merit Activa kasutajatel on tõesti mugav, et saate valida Merit Activa ja siia lisada siis võib-olla esmapilgul, kes ei ole kokku puutunud API ID, API võti, võib tunduda selline keeruline mõiste, aga Merit Activas on koht API seadistus, kus siis saab ühe klikiga API ID ja API võtme koostada ja sealt samast lihtsalt kopeerita siia, see on ühekordne tegevus ja siis saadategi kanda Activasse. Oluline on see, et teil on Activas ja palgas samad kontonumbrid, et kes kontoplaani ise muutnud ei ole, siis meil vaikimisi need omavahel juba ühilduvadki. Nii, Anu küsib, kuidas kvartali preemiat jagada kuude lõikes? Jah, seda meil ütleme sellist, siin on nagu esiteks juba küsimus, et mida ta täpselt selle all silmas peab, et siin on ka hästi palju erinevaid variante, kuidas seda kajastada ja mida üldsegi tahetakse, et põhimõte või loogika Merit palgal on see, et kui ma detsembris mingi tasu lisan, siis see läheb detsembri kuluks. Ma võin selle maksta erinevates kuudes välja, ma võin lisada preemiaga 3 erinevasse kuusse, oktoobrisse, novembrisse, detsembrisse, igas kuus teha väljamakse detsembri kuupäevaga. Et siin on nagu hästi palju täpsustusi, et ma soovitan helistada jällegi kliendi toele, rääkida ära enda täpne olukord ja leida siis parim ja optimaalsem lahendus. Nii, Kersti küsib, kas programmis on olemas ka aruanne riigi poolt hüvitavate puhkusepäevade kohta? Jep, et selle leiame siis siit töökatkestuste menüüst ja lisapuhkuste aruanne. Vaatame, kas meil siin midagi me vist novembris panin ühe lapse puhkuse, kui ma õigesti mäletan, et ilusti saate siit selle kätte. Margit küsib, kuidas saada kõigi töötajate 6 kuu keskmist palka listina? Päris niimoodi sellist pikka aruannet ei saa, kus oleks järjest kõik töötajad ja järjest nende 6 kuu keskmised tasud, aga tasude arvestuse menüüs on küll keskmiste tasude aruanne ja siin siis saab töötaja lõikes seda aruannet võtta. Tiina küsib, kas Merit palk saab aru, kui on näiteks lapse puhkusepäevade või õppepuhkusepäevad täis saanud? Ei saa, aga ma soovitan siis vaadata aeg-ajalt töökatkestuste aruannet, kus saab ilusti filtreerida näiteks välja lapse puhkuse, võtame siit jooksev aasta ja saan ilusti vaadata, kes kui palju on mida saanud täpselt õppepuhkusega samamoodi. Nii, Katrin küsib neto väljamaksetest palga arvestuses, aga see on poolik küsimus. Nii, Aina küsib, kuidas importida töölepinguid programmi, kui lepingud on Wordis tehtud?
Selles mõttes, et lepinguid, kui ta nüüd mõtleb seda, et millal leping algas, kelle leping on, mis tüüpi leping on, siis ikkagi need võiks importida töötamise registrist. Aga kui ta mõtleb seda, et kuidas seda Wordi dokumenti siia lisada, siis siin on see klambrimärk ja siin ei ole oluline, et kas ta on tehtud Wordis või ta on digiallkirjastatud või ta on Excelis, et selles mõttes siia saate siis lisada dokumenti juurde, neid saab siis ka tirida ilusti seal luhistades. Margit küsib, kui on töötajale ette tehtud ettemaksud ja ta lahkub töölt, tuleb teha nii-öelda tagasiarvestus, kas programm teeb kõik vajalikku ka TSD lisa 1B peale? Jah, teeb, et tegelikult kui ta lepingu töötaja jaoks lõpetate, siis programm küsib, et kas sa soovid arvestada puhkusetasu kompensatsiooni ja kui töötaja on saanud puhkust ette, siis tehaksegi tegelikult nii-öelda miinustasud alla ja ilusti läheb lisa 1 või B-le, kui see on töötajal nii-öelda, et seal teatud tingimustel pannakse kokku lahku, et jah, teeb automaatselt. Maie küsib, kas on tulekul Coop pangale otseühendus? See pigem sõltub Coop pangast, et seda võib pigem Coop panga käest küsida, et jah. Bruno küsib, kuidas tasuda autokompensatsiooni ja palka eraldi? Hetkel Merit tahab kõik koos tasuda, aga mul oleks vaja eraldi maksekorraldusi. Siis on jällegi see trikk, et kui me selle lisame autokompensatsiooni töötajale, siis kui me väljamakseid teeme, et siis tuleks teha kõigepealt üks ja seejärel teine. Ehk siis me võime lisada uue väljamakse ja filtreerida välja lisatasu väljamakse autokompensatsiooni ja kas siis me valime ka töötaja või me ei vali, et kui on mitmel töötajal ja siis me saamegi teha ühe väljamaksulehe, kus on siis ainult autokompensatsioonid. Kui me selle sulgeme, siis siit üldisest väljamaksulehest autokompensatsioon on juba välja tõstetud. Eve küsib, kas saab muuta palgast töötuskindlustusmakse kontot? Aktivas on võimalik lisada see konto, muidu kajastub Aktivas sotsmaks ja töötus ühel kontol. Ma ei tea, kas ma nüüd sain õigesti aru küsimusest, aga põhimõtteliselt, kui me kontonumbrit muuta, siis seda saab teha siin kontoplaanis. Et need on meil siin valmis tehtud, aga numbreid võib muuta. Oksana küsib, kas e-arveldajast on võimalik andmeid importida? Siin mul tekib küsimus, et milliseid andmeid on mõeldud üldse. Et jah, seda peaks täpsustama. Margit ütleb, ettevõtteid nimekirjas mitu, osadel on töötajaid rohkem kui 2. Kuidas siis käib litsentsi arvestus? Näiteks 6 firmat, 2 on 2 töötajat, 1 on 15 ja 2 4. Siis me vaatame seda ettevõtet kõigepealt, kellel on kõige rohkem, ehk siis litsentsi peaks võtma selle järgi, ehk siis on vaja teil kuni 30 töötaja litsentsi ja ülejäänud ettevõtted siis võivad, kõigis võib olla kuni 30 töötajat. Ja ma võib-olla omalt poolt täpsustaks, et kui Merit palgas saab teha tasuta 2 firma raamatupidamist, igast 3. siis tuleb lisakulu, siis kui ikkagi teil on näiteks need 2 töötajaga firmad, siis nendel on ikkagi tasuta, et neile seda nii-öelda lisafirma tasu ei rakendu. Nii, Siiri küsib, kuidas toimub kinnipidamiste väljamaksu tegemine? Põhimõtteliselt jällegi samamoodi, et kui meil on mingi kinnipidamine lisatud, millel on lisatud ka kinnipidamise saaja, siis tegelikult tekib siia samamoodi vaikimisi väljamaksuleht, et kinnipidamiste arvestamisel siis alati siin detailide nupul te saate lisada selle saaja, et kellele te maksate ja saate lisada siia siis ka pensionikeskuse, kellegi, ma ei tea, elatise saaja ja nii edasi. Et
tegelikult on täpselt samasugune isikuandmete kaart vaja täita kinnipidamise saaja puhul, aga isikukood ei ole siis oluline, et kui näiteks kohtutäiturile teete ülekannet, et siis isikukood võib lihtsalt mingi number ka olla ja punaseks jääda. Et oluline on nimi ja pangakonto number. Ulla küsib, kui palgapäev on seadistatud 5. aga soovime varem välja maksta, kuidas seda saab muuta ühekordselt? Siis palgapäeva seadistust kindlasti ärge muutke, vaid kasutage jällegi seda nuppu uus väljamakse. Filtreerige vajalik välja, et kui te lihtsalt palka maksate varem, valigegi palga väljamaksed, töötajad ärge valige, kui te kõigile tahate maksta ja salvestage. Ja mul on siin juba Mari on juba nii miinuses omadega, et siin muidu siia tuleks siis see õige palganumber. Kätlin küsib, kui töötaja töötasust tuleb pidada kinni kohtutäiturile makstav tasu, siis kas on võimalik selle kohta teha kindel reegel või tasu, et kinnipidamise arvestus toimuks automaatselt igakuiselt ja et saaks kohtutäiturile makstava tasu kohta saata panka ka maksekorralduse? Selles mõttes kinnipidamist saab niimoodi lisada, et see oleks pidev. Et vaadake kindlasti üle kinnipidamise liigi kaardil, et oleks pidev ja kui see on ühe korra töötajale lisatud ja kui te nüüd avate järgmise kuu, siis ta tegelikult jooksebki ilusti kaasa. Ehk et, aga jah, et nagu seda sama summat saab siis kuust kuusse edasi kanda. Merlin küsib, nii. Ja ma tahtsin lihtsalt öelda, et ja siis jällegi detailide nupu all lisage see kohtutäitur siia, et siis ei ununega see maksekorraldus. Merlin küsib, kui töötaja tulumaks laekub Soome, muud tasud Eestis, kas ka sel juhul on netos brutoks arvestusprogrammis võimalik? Oota, ma ei saanud praegu aru, et kas tulumaks läheb ainult Soome, aga kõik ülejäänud toimub, et kas nagu see... Tulumaks laekub Soome, muud tasud Eestis. Mis mõttes muud tasud, et kas nagu... Võib-olla äkki täpsustada siis seda küsimust. Nii, Tiina küsib, kui töötajal on kasutamata puhkust, kuhu see märkida, kui seadistan töötaja andmeid? Siis lepingu aknas on koht puhkuse kohustuse määr. Ja siin nüüd ongi, et esimene rida on siis selle töölepingu alguse kuupäevaga. Kui te alustate näiteks detsembri arvestusega, siis teete siia uue rea, märgite ikka selle kokkuleppe, mis teil aastas töötajal on saada ja siis siia märgite siis palju oli päevi saada eelmise kuupäeva seisuga ehk siis 30. novembri seisuga. Nii, teine küsimus Tiinalt. Kas puhkuse kohustus jõuab Merit Aktivasse palgaandmete importimisel? Ei jõua, et selle me lisame ikkagi siit, et päevade arvu me lisame siit, aga summad ja eelneva 6 kuu katkestused saab importida. Ja kolmas küsimus Tiinalt, kui töötaja ei kasuta oma põhipuhkust ära ja see aegub, kuidas toimub puhkuse kohustuse kajastamine? Esiteks aegumist te saate ise seadistada seadistuste menüüs, muud seadistused, et siin me saame üldsegi märkida, kas me soovime, et programm automaatselt seda märgiks aegunuks või mitte ning kas siis see toimuks 1. jaanuaril või 31. detsembril, siis selle 2 aasta viimasel kuupäeval. Ja vastavalt sellele koostatakse puhkuse kohustuse aruanne, et võin siin korra näidata detailset aruannet töötaja lõikes, ehk siis te näete ilusti siit aruandest ära, mitu päeva on aegunud, kui on mõni päev aegunud. Nii, Riina küsib, kas puhkuse reservi kanded tuleb käsitsi teha ja Sirle küsib kohe järgi, et kuidas teha puhkuse reservi kanne. Puhkuse reservi kanne raamatupidamises tuleb selles mõttes ise korrigeerida. Seda, kuidas seda kannet teha, et see siis sõltub, et te peate seda siis niimoodi tegema, et mul siin praegu on halb näide, et mul ei ole neid eelmise 6 kuu tasusid sisse tõmmatud, aga põhimõtteliselt sellest töökatkestused, puhkuse kohustused aruandest te saate kätte selle lõppsaldo, palju siis peab olema kohustuse kontol ja siis
raamatupidamiskontosid on vaja siis vastavalt korrigeerida, et sinna niipidi ja naapidi, et kas siis on kulu vaja suurendada või vähendada ja teistpidi siis seda kohustust, mis teil juba bilansis on siis ka, et suurendada või vähendada, et kõik kokku läheks. Heli küsib, kuidas lihtsustada palgakannet? Tegelikult see ongi väga lihtne, mina lihtsalt näitasin väga keerulist varianti teile, sellepärast, et mul on siin igasuguseid osakondi ja kulukohti, aga tegelikult võin lühidalt selle loogika selles mõttes ära seletada, et see esimene osa on siis nii-öelda palgakulu, mis läheb ilusti palgavõlakontole algusest tervenisti ja siis me peame need maksud sealt kinni, mille võrra siis palgavõlakonto väheneb, ehk siis raamatupidamisse jõuab see summa palgavõlakontol, mis siis peab töötajale üle kandma. Lisaks siis sotsiaalmaksu kulu, mis tuleb brutopalgale juurde, töötuskindlustusmakse kulu, mis tuleb juurde. Et see on kõik siis selline esimene osa ja see puudutab seda kuud, millise kuutasusid te arvestate. Teine osa puudutab neid tasusid, mida te olete antud kuus välja maksnud näiteks detsembris ja nendelt tasudelt arvestatud maksud, ehk siis need tasud, mis te nüüd maksite detsembris välja, nendelt tasudelt arvutatud maksud ja need kuuluvad kohe jaanuari alguses siis ka maksmisele, ehk siis need saldod lähevad ilusti kokku ka DST-ga ja saate kontrollida. Liina küsib, kas saan DST saata, kui olen tasuta versioonil? Ja ikka. Kersti küsib, on lisatasusid, mis on igakuulised ja lisatasusid, mida makstakse vaid korra. Kuidas programmis on need liigid eraldatud? Tasuliigi kaardil saate märkida, kas on ühekordne või igakuine. Ive küsib, kuidas arvestada elatisnõuet? Jällegi kinnipidamiste kaudu, et programm nagu seda ei arvesta, et nagu näiteks, ma ei tea, meil on teada mingi elatisnõue suuremas summas, et siis et hakkab sealt seda kuidagi nagu vähendama või teeb mingit automaatikat, aga põhimõtteliselt see käib ikkagi kinnipidamiste kaudu, et kontrollige üle, kas kinnipidamiste liikide all on teil elatis olemas ja lihtsalt kinnipidamised saab siis sellele töötajale lisada kinnipidamise elatis. Et siin siis on märgitud praegu, meil vaikimisi on tehtud protsent brutopalgast, aga saab siis teha ka arvestusmeetodiga summa näiteks ja ise öelda kindla summa, mis töötaja palgast kinni peetakse. Kui on vaja teha ka elatise maksekorraldus kohe selle saajale, siis jällegi detailide nupu all märkige ka saaja. Kerle küsib, ühel töötajal ei kajastu tasulik preemia igakuiselt, tuleb käsitsi pidevalt sisestada, teistel jookseb ilusti igakuiselt. Mis valesti on, kuhu on linnuke panemata? Kontrollige üle enne, kui te avate uue kuu, et kas selles viimases avatud kuus sellel konkreetsel töötajal on see preemia lisatud ja kas see preemia tasuliigi kaartide all, et ega ei ole näiteks 2 preemia tasuliigi kaarti, et ühel oli linnukesest, teisel mitte, et vaadake siis see ka üle, et siis ta peaks ilusti jooksma. Kui ei jookse, siis kindlasti helistage klienditoele. Nii, ma ütlen Merlin vahele, et täpsustasite enda küsimust, aga kas te saaksite enda terve selle küsimuse uuesti kirjutada juurde ka selle täpsustusega, et siin on nii palju küsimusi, et ma ei leia muidu teie esialgset küsimust üles. Nii, Kaupo küsib, kas töölähetuse tasude arvestus saab ka meripalgas teha? Töölähetuse tasude arvestus, kui siin on mõeldud päevarahasid, siis et siis võib lihtsalt lisada uue tasuliigi kaarti päevarahad. Kui on nüüd mõeldud seda maksuvaba osa, siis väljamakseliik jätta valimata, sest maksustamisele ei lähe. Ja siis näiteks kas summa või ma ise kasutan tükitasu näiteks, et siis ma märgin ära mitu tükki ja mis summas. Ja kui on kindlaks määratud nii-öelda siis see päevasumma, võib juba tasuliigi kaartile ka selle ära märkida.
et siis põhimõtteliselt me saame lisada töötajale selle päevarahad ja märkida siis mitme päeva eest ta neid päevarahasid saab ja maksusid siis siit kinni ei peeta, sest me väljamakseliiki ei valinud. Margit küsib, kas enamus uudseid lahendusi on võimalik kasutada üksnes Merit Palga pilveversioonis, sest kasutades arvutiversiooni juba rohkem kui 10 aastat ei ole ma pooli täna näidatud funktsioone oma programmi kasutades näinud. Jah, need on ikkagi pilveversiooni funktsioonid, et arvutiversioonis me teeme puhtalt neid uuendusi, mida nõuab seadus. Ehk siis näiteks seesama, mida ma alguses mainisin, et mitte residendid saavad teatud tingimustel uuest aastast ka maksuvaba tulu kasutada, et selle me teeme, kuna see on nii-öelda seadusest tulenev, aga sellised mugavusfunktsioonid ikkagi me arendame pilveversiooni, et tulge üle, see on väga lihtne ja saate kõike kasutada. Riina küsib, kas saab püsiandmetesse sisestada, et ettevõtte poolt hüvitavate haiguspäevade protsent on 100? Jaa, et kui haigust lisada esimest korda, siis te märgite selle protsendi ära ja programm jätab selle meelde, et järgmisena juba pakubki seda protsenti. Nii, Merlin on nüüd täpsustanud, kui töötaja tulumaks laekub Soome, muud tasud Eestis. Kas ka sel juhul on netost brutoks arvestusprogrammis võimalik? Pean silmas seda, et ainult isiku tulumaks makstakse Soome, teised maksud Eestisse, sotsiaalmaks, käive ja nii edasi. Töötaja välisriigis A1-ga ja tululiik DST-l 11. Jah, et siis lihtsalt tema puhul tehke talle eraldi tasuliik. Nagu ma enne näitasin, see netost arvutatud summa, aga väljamakseliik siis 11 ja siis kasutage, lisage talle siis see tasuliik tasude arvestuse lehele ja kui teete talle väljamaksed, siis arvestab ilusti. Nii, Meriti müügiosakonnalt tuli siin täpsustus ikkagi nende lisafirmade kohta. See oli, millest mina ilmselt olin valesti aru saanud, et lisatasu alla lähevad ka need firmad ikkagi, kus on 2 töötajat, arvestatakse peakasutaja all olevaid firmasi olenemata töötajate arvust, et arvestusse ei läheks, tuleb kuni 2 töötajaga firmat tõsta teise peakasutaja alla. Nii, aga hetkel rohkem küsimusi ei ole, aga siin on 4 inimest veel, kelle käed on jäänud püsti, et Epp Lauk, Imbi Sannamees, Kalle Hiob, Riina Kuusik. Kui teil on küsimusi, siis äkki paneksite ka chati. Nii, ja okei. Vaatasin, et siin küsimuste vastuste osa all oli ka teatud küsimused, aga need on ka juba vastused saanud. Nii, aga me oleme läinud siin pool tundi üle aja. Vapramad on veel meiega, tegelikult pea 400 inimest. Nii, Riina küsib, kas tänane on järelvaadatav. Kindlasti jääb see üles Facebooki lehele. Ja ilmselt mingi hetk läheb üles ka Meriti YouTube'i. Aga Andril on nüüd tekkinud küsimus, kuidas kajastada dividendimakseid? Neid ikkagi Merit palgaprogrammist teha ei saa, et need siis lisage, kui olete DST programmist ära saatnud, siis lisage lisa 7 ise Maksu- ja Tolliametis juurde. Nii, Merli küsib järelvaatamise kohta, kui ei ole Facebooki lehe kasutaja. Te ei pea kas teie siis ei kasuta üldse Facebooki või te meie lehte ei jälgi, et kui te ei jälgi meie lehte, te saate ikkagi meie lehelt vaadata webinare järgi. Aga jah, lisaks lisame ilmselt, ei jälgi meie lehti. Sellegi poolest te saate, meil on avalik leht, et te saate ikkagi minna meie Facebooki lehele Merit Tarkvara ja sealt vaadata siis järgi videode alt, et see on täiesti avalik info, et ei pea selleks meie lehte jälgima. Nii, super.
aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma omalt poolt tänaks kõiki osalejaid. Väga head küsimused olid ja muidugi tahaks tänada meie superkangelast Annika, kes kõigile küsimustele vapralt vastused leidis. Ja uute webinarideni, et mõnusad saabuvat jõuluaega kõigile. Ja minu poolt ka. Ja, aitäh, head aega!